olge kena. Kuidas läheb? Peokleit on seljas. Peokleit on seljas. Tükki on vaba, nii et me ruttu tegema. Aga kuidas kontrollid avaldust ka või? Nelisega. See on täitsa hea, siis ei tähenda, et sa oled lihtsalt korduv sünnitaja, vaid et sa oled ikka midagi avanenud ka, on ju. Ma arvan, et eile vaata just avaneski. Aga KTG-ga tehti või? Hakkavad vist tegema kohe. Okay. Aga mul ei ole siiamaani kohal. Ja umbes samas asendus ma ju sünnitasin ka. Kus ta seal peksab? Tuleb vist jälle. Tuleb? Ma ei tea. Okei. Ühesõnaga, kui kellelegi on jäänud arusaamatuks, mis toimub, siis siin on Andra, kes sünnitab ja mina tulin tema sünnitust pildistama. Ja kell on praegu 7. Ma sain kõne kella 4 ajal, et nüüd on minek. Ja kui ma ütlesin Hendrikule, et kodus, et sama tunne on nagu ise hakkaks sünnitama, siis Hendrik ütles, et hullem, sest et oma sünnituse alguses sa olid nagu manarahu ise. Aga väga lahe on. Andra on väga tubli. Ja tema ema hakkas täpsemalt. Ja siis ongi seda... Mis tegid vahepeal, Andra? Käisin poes ja sain väikse beebi vahepeal. Kus te sai? Ise tegin. Ise tegin. Kuidas läks siis sünnitus? Easy. Köki-möki on ju. Köki-möki, jah. Lihtne oli. Tulin, valutasin natukene, sünnitasin ära, sain beebi kätte. Nüüd ongi kõik hästi. Elu on lill, on ju. Nüüd on lill. Natukene juuksed läksid natuke lokki. Aga muidu on päris hästi. Juuste lokkimine on ju vist ainus... Pisut rebenes ka siit. See on väike asi. Ja see, mis rebenes ei olnud mu öösärk. Jep. Uskumatu, kui armast on. Peaks hakkama mu emakat vist välja rentima. Vaata, kui armsaid lapsi see vorbi. Sa ei arva sellest midagi? Nope. Väga kukuks on mulle see telefon. Ja siis on laps alati külje peale. Et selja peale, et kui ta seda lootavekki midagi välja, see laps on läbi piima, et siis... Oih. Täitsa uhke tunne on. No, peabki olema. No, mis võtsid sealt? Punane täpike. Täna on puhta tüdrukute päev ju. Awesome. No nii, palatisse nüüd siis, jah? Jee! Ma tulin vahepeal
Foorumisse. Esiteks sellepärast, et kuna Anette on, tänaval on nii imelik vlogida, kuna Anette läks hommikul, võttis kohe iti enda juurde, kui ma pidin minema sünnitama, siis ma käisin Foorumis Lushis, ostsin talle kingituse, ostsin talle ühe keskmises suuruses mingi dušikreemi, mis oli nii hea lõhnaga, et täitsa pekkis, selle nimi on see Yuzu and Coco. Ta on lihtsalt nii armas ja nii abivalmis, et ma tunnen, et mul on nagu hädasti vaja teda premeerida selle eest. Ja siis nüüd ma lähen Vapianosse, sest ma olen nälga suremas. Ma ei saa välistada, et võib-olla sõna otseses mõttes, sellepärast, et ma olen kella 4, mingi poole 4 üleval ja kell on nüüd 1 ja suht halb on olla juba, sest ma pole midagi muud teinud, kui natukene vett joonud vahepeal ja pildistanud. Siis ma lähen, kui ma olen ära söönud, siis ma lähen toon Andrale ja Miia-Liisile kimbud, mille ma tellisin neile Emmede klubi poolt. Ja siis ma lähen toon oma lapse Anette juurest ära. Nii et lähme sööma. Ma ei jõudnud enne filmima hakata, kui ma suure näljaga sööma hakkasin. Igatahes ma tellisin rukola raviola. Rukola on majast otsas, nii et sain spinatsiga, aga see on okei. Ja võtsin topelt espressoga latte, sest ma siuke uni, et täitsa pekkis. Väga head isu mulle. Tere! Tellisin ema lapse kimbu. Toimetate praegu, jah? Nii tore. Ma kohe lõpetan. Nii vahva. Ma olen tagasi Pelgulinna sünnitusmajas. Seekord tulin teisest uksest. Enne kord tulin öösel sünnitama. Nüüd lähen külastajate ukse kaudu koos nende kimbukestega. Lähme vaatame neid, mis nad seal teevad. Kuidas läheb? Käidi võtmas seda vargapsast verd vaata. Magastades jälle. Ma olen kodus tagasi oma beebi juures. Tere beebi. Tere beebi. Kas sa lehvitad ka? Tšau. Tähes. Ma lõpetan selle video nüüd ära, sest ma surmesin. Ma tahaks täiega magada, aga ma ei saa. Me lähme hoopis Elile lasteaeda järgi kohe. Aga ma tahtsin, et... Ma tahtsin öelda, et see, et ma sain... Tegid pulli mulle või? See, et ma sain sünnitusel kaasa teha. Sünnitusel kaasa teha ma küll ei saanud. Sünnituse juures viibida ja seda pildistada. Näha seda nagu teise inimese perspektiivist. Mitte nii nagu ise oma sünnitust näed. Oli väga lahe. Andra oli mega tubli, see oli mega ilus, loomulik ja rahulik ja vaoshoitud sünnitus, nagu siuke väga tubli. Nende väike tibu, Liisu. Kuku. Kes kukus? Tere, kas keegi kukus või? Okay. No ühesõnaga, see oli väga tore. Ma olen väga uhke tema üle, nende mõlema üle. Andra ja tema Peika ja väikese Liisu. Ja teie minge lugege Andra blogi, minge www.emmedeklubi.ee. Andra on meie Emmede klubi blogija. Meil on neid seal 3 rastusblogi, Draagoil, Andra ja siis on Karoliina viimane, kes ei ole veel sünnitanud, aga kui te lähete Emmede klubisse, emmedeklubi.ee, otsite ülevalt menüüribalt üles lingi blogid, siis te saate lugeda
ja rahakoolita tema kaksikuid ja nende seda, kuidas me neil esimesel elunädalal külas käisime, saate vaadata järgmise nädala Emmede klubi videost. Aga praegu ma söön selle ära siin. Iti, ma söön su ära. Ja siis me toome Elilast ööst ära ja siis puhkame. Võt nii. Thanks, et vaatasite. Tšau!